Nii, me täna alustame siis ülakeha treeninguga. Iga kord, kui tulete nii-öelda jõusaali, mida te tegema peame? Peame enda ülakeha soojaks saama, ehk siis õlaliigesed, kõige suuremad liigesed, puusaliigesed. Paneme need tööle, nende ümbritsevad lihased saavad piisavalt koormust just sõudeergomeetriga. Sõudeergomeetr on hästi lihtne. Siin on midagi väga reguleerida ei ole peale selle, et siin on 1-10, saame reguleerida koormuse. Nagu ütles Jüri Jaanson, vana sõudja, et kõige parem on 6 või 7 ja seda jälgite, siis sellest on piisav koormus. Teine, mida peame jälgima, on kui suur meie jalalaba on. Ehk siis siit saame siis panna vastavalt sellele, kui jalanumber on, saame külge panna. Nii, fikseerime jalad ära, et oleks hea mugav teha. Siin isegi ei ole vaja midagi teha, võtame ka nii-öelda aeruti pihku ja hakkame sõudma. Pilt tuleb ise ette ja siis saame vaadata, mis me näitajad siin. Nii, põhitöö teeb ära jalad, ehk siis jalad teevad põhikoormuse ära ja siis tuleb selg järgi. Ja samamoodi tagasi laseme käed sirgeks ja siis tulevad jalad õlevaks. Kui sellist tehnikat jälgite, siis olete õigel teel ja sõuate kaugele. Annan kuskil selline 10 minutit enne jõusaali treeningut oleks hea soojendus teha. Esimene harjutus. Võtame alati suuremad lihasgrupid enne, ehk siis selja lai lihas. Kui näete, siis jälgige neid pinginumbreid. Ja selle järgi te leiate selle õige pingi üles, mis ma teile praegu just näitan ja õpetan teile, kuidas seda selja lai lihast treenida. Ja veel enne, kui hakkate treenima, jätke meelde, selline 3 seeriat, 15 kordust, kuskil minut pausi ja jälle uuesti. Sellest piisab, et alustada ja ärge kohe suuri raskuse võtke. Sellepärast, et kui raskused lähevad suureks, läheb asend tihtipeale kohe valeks. Need hakkate mõttetult pingutama liiga palju ja siis keha teeb valet tööd. Selleks siis ongi see, kõigepealt peame panema käed paika, ehk siis käed ühe kaugusele, enne kui maha istume. Laseme nüüd käed üles, ehk siis selja asend läheb paika, enam selga ei tohiks selja asendit muuta. Eks, kui hakkame seljaga valesti tegema, siis hakkame nagu seljaga tõmbama. Ärge seda tehke. Ja liiga alla samamoodi ei ole mõtet nagu tõmmata, see ei anna enam mitte midagi. Õigasend ongi siis see, liigate sisse, võtte küünarnukid alla, täpselt siia, tunnete abaluud lähevad kokku. Liigate sisse, anname lihastele korralikku taktikku. Teeme jälle 15 korda ära ja kui läheb lugemine sassi, siis aparaat on teie eest. Siin on korduste arvud ja samas ka hakkab kohe lugema puhkeaega. Kui puhkeaeg on kuskil seal ligi minut aega, siis näete ise, täpselt minuti pärast hakkab uuesti pihta. Kuna selg on suhteliselt suur lihasgrupp meil, siis alati üks harjutus veel, ehk siis nii-öelda rühiharjutus. Meid peame, et õlad peavad ilusti taha olema, siis see harjutus on täpselt see, mida te tegema peate kindlasti. Jälle samamoodi 3x15 ja kuidas siis sättida? Siin on võimalus seda pinki sättida võimalikult üles alla, milline see nüüd õige on. No kui te panete number 2 peale, siis ülevad teise hoopis, siis te ei eksi mitte kunagi. Üks asi veel on see rinnapadi, sõltub sellest, kui pikad meie käed on. Vastavalt sellele tuleb see rinnapadiga nii-öelda eemal lükk tõmmata. Palju omale sobib raskus ja ma näitan teile õiget soovitust. Jalad võime panna siia nii-öelda tugede peale, ei pruugi panna, võime ka ühe jala panna, kuidas mugav on. Võtame siin haagid kätte, selg on sirge, rind on ees, väike selline kerge venitus ette ja abaluud kokku. Jälle hingame korralikult sisse ja korralikult välja. Ehk siis abaluud kokku, võtame hästi täna kerge venitus ette. Nii, järgmine. Võtame seljalihas, vastandumine lihas on rinnalihas. Küll on väga palju rõhku, peab naised küll panema, aga ikkagi siiski, et lihas tasakaalu oleks paigas, paneme ka rinnalihase paika. Tiik number 54 on see kõige parem.
kõige lihtsam viis, kuidas seda harjutust nagu teha. Pink jälle, naisterahvad lange number 2 peale, ehk siis ülevalt teise auku. Kui mehed kuulavad siis kolmandasse auku, siis on see õige asend teil paigas. Veel on see, et siin on sellised käehaarad, millega siis tegelikult lükata. Et kõige parem viis on see, et lihas saaks hästi korralikult välja vehitada, paneme ta number 1 peale. Nii, õige sooritus. Paneme käed ühe kaugusele, küünarnupp on sama kõrgel kui on ranne. Lükkame selja ilusti vastu ja lükkame käed sirgeks. Tunneme kerget venitust ja käed sirgeks. Ja tempo on selline õige, kui on loeta selline 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sellises rütmis lähete 15 korda ja kõik on hästi. Nii, võtame järgmise. Kõlavööd on ka selline, et tegelikult see on selline unustatud lihas, eks enam keegi heinatööd ei tee suvel, ehk siis sellist teisel korrusel töötamist ei ole ja need lihased hakkavad meil ära atrofeeruma, et mahavad vaikselt ära. Sellepärast, et seda juhtuks, siis võtame järgmise pingi, ehk siis haarame kõla rohkem esiosa ja keskmine osa natuke töösse. Nii, raskus paika, midagi keerulist ei ole, paneme käed täpselt võrdselt kohtadesse ja lükkame rahulikult ülesse. Keegi tunneb, et on ebamugav niimoodi teha, siis on teine asend siin olemas. Võime proovida ka niimoodi teha. Lihas töötab on üks ja sama, väike asendi muutus ja võib-olla teie jaoks on see palju mugavam. Nii et proovige järgi, jälle 3x15 ja alustage väiksema raskusega. Naisterahvastele äärmiselt vajalik ja meestele, miks mitte, on triitseps, õlavara 3 peal lihas ja hästi mõnus seda teha. Siin on, mida me peame jälgima. Mina olen selline suurem mees, mul on siin kitsam asend või pausi kuidagi vahele. Selleks siis ongi see, et on laiem asend minu jaoks. Naisterahvast kindlasti teie jaoks pool pööret sissepoole ja õige asend on teil olemas. Nii. Naisterahvad jah, olge samamoodi ülevalt teise auku, mehed kolmandasse auku ja rohkem vaeva nägema asendiga ei pea. Istume maha. Õige asend on see, et õlad ei tohiks nüüd üles tõusta. Põhiviga, mis me teeme, on see, et hakkame siin õlakehitust tegema. Ärge seda tehke. Lükkame küünarnukid kohe taha ja käed ette sirgeks tagasi. Hingate sisse, hingate veel. Hästi lihtne harjutus, aga tegelikult mõjub jube hästi meie triitsepsile. Nii, võtame järgmise. Ehk siis triitseps on tehtud, teeme biitsepsisse ka natukene, siis on nagu lihas tasakaal paigas. Jällegi, kui te läheb meelest ära või te kohe videos ei vaadata, siis vaadake palun siia nii-öelda peale. Tegelikult see ette näidata, kuidas seda teha, et päris valesti tegema ei hakka. Aga kindlasti võtke videod endale trenni kaasa ja palju lihtsam on teil trenni teha. Biitsepsi puhul samamoodi. Õige asend on siis vast selle, kui pikk te ise olete. Kuidas õige asendit leida on see, et kui me siia peale istume, siis meie õlavarred peavad ulatama siia peale. Me ei tohiks olla niimoodi siin üleval, siis see lihastöö on liiga väike. Kui me oleme hästi all, siis hakkab nii palju veditama, et tõmbab õlad üles. See on õige asend. Nii, paneme käed võrdselt nurga peale ja hakkame üles kõveldama. Hästi lihtne harjutus ja hästi mõjub biitsepsile. 3x15 ja minut aega vahele pausi ja õige veel. Nii, viimased 2 harjutust veel. Kindlasti ei tohi unarusse jätta seda, et on alaselg. Alaselg on hästi tähtis ja korsett peab meil tugev olema. Selleks on meil olemas spetsiaalne alaselja pink. Siin ei olegi tegelikult midagi vaja reguleerida. Ainult see, et panete endale raskuse paika, istume siia alla, paneme jalad siia nii-öelda asendisse, kes on siis natuke lühemad kui mina, peavad panema siis jalad kas siis siia peale või siis siia peale. Nii, mina panen siia alla, sest mul on nii kõige mugav. Sirge seljaga lükkame ennast ka, ei tohi üles tõusta siin. Et selleks on siin käetoed, proovime ennast tagumeks siin pingi peal hoida ja siis lükkame selja, alaselja vastu nii-öelda patt ja selgelt läheb nõgusaks. Ja sirge seljaga tuleme ette, vaatame, et peaaegu lõpuni, laate kokku ei lase ja kordame harjutus.
15 kordust ühes seerias, minut pausi ja kokku 3 seeriat. Hingame sisse, hingame välja. Ja võtame viimase harjutuse, kõhusirg lihas. Jällegi hästi lihtne, vastavalt siis enda võimetele. Paneme siin, lisame raskust ja siin on tähtis õige asend. Võtame nendest nii-öelda sangadest kinni või torudest kinni, paneme jalad siia alla või siis külje peale, kuidas teil nõnda mugavam on. Tõmbame raskuse endale siia rinna peale, need käed ja hakkame juttu kõverdama, ehk siis viime selja hästi küüru, ehk siis selline hästi lihtne harjutus. Rind üles, ehitame kõhulihase välja ja tõmbame kokku. Ärge mingil juhul tehke sellist liigutust. See ei ole enam kõhulihase treenimine, vaid seal peab puusapainutaja rohkem tööd. Rahulikult, selge hästi küüru, pressime kõhulihase kokku ja venitame välja. Samamoodi 15 kordust, 3 korda ja sellest täitsa piisab teile. Nii, teil on väike kava ette antud. Kui te tunnete, et see on teie jaoks liiga lihtne või tahate mingeid muid harjutusi, siis pöörduge meie jõusaalitreenerite poole. Nemad aitavad teid kindlasti ja suunavad siis õigetele harjutustele. Olge tublid, häid jõule ja kohtume trennis!